medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere kõik Delfi sporditoimetuse podcasti Mis tunne on kuulajad. Täna on väga hea meel siin stuudios tervitada Valga linnajooksu naiste 10 kilomeetri distantsi 3. koha omanikku Tuli Tomingat. Oi, väga uhke sissejuhatus, et tere kõigile, kes kuulavad. Jaa, ma saan aru, jooksuaeg on siis avatud, et läksid sa lihtsalt läbi jooksma seda distantsi või maksimalistina panid ikkagi mingi sihiga endale? See oli suhteliselt eksprompt minek, et vaatasin, et ilma lubab ilusat ja võiks midagi toredat ja aktiivset teha sellel päeval. Ja siis nii sai sinna mindud. Joosta kannatas hästi või oli keeruline? Ei nimetaks seda hästi. Et ikka siuke kevadine klassikaline saiavorm, et midagi meeldivat see üritus ei olnud, et kui on kehv vormiga, siis mõnus pingutada ei ole, aga sellele vaatamata tegelikult täitsa okei aeg, et ma olen siin mõni aasta tagasi ka 10 jooksnud kevadel kõige kehvemas seisus ja ütleme nii, et alla 40 joosta kehva seisuga on juba minu kohta päris hea. Minu arust see Valga jooks ei ole tohutult pika ajalooga, et on see muidu äge koht, kus joosta? Jaa, väga kihvt rada oli, et mulle selles mõttes meeldis sükest igavat lõiku ei tulnudki, et kogu aeg said peaga kaasas olla ja vaadata natuke ümbrus ka, et teinekord, kui jooksed mingeid traditsioonilisemaid 10 kilomeetri võistlusi siin Eestis, et siis tead, et nüüd tuleb see mingi 2 kilomeetrit järjest otse jooksmist ja siis hakkavad paratamatult need mõtted tulema ligi, et et jalg on raske ja etappi, et ma ei jõua ees olevatega sammu pidada ja nii edasi, aga seal eks see muidugi oli siuke võistlus ka, kuhu ma ei läinud eesmärgiga, et eks ma jõudsin seal võib-olla natuke rohkem nautida ka muidu, aga ma arvan, et harrastajal on seal kindlasti tore oma siukseid jooksukogemusi kätte saada. Nüüd lähipäevil, ehk siis laupäeval tuleb sul veel üks katsumus, mis ei kesta 40 minutit, vaid palju kauem. Ja see pole ka seotud otseselt laskesuusatamisega, ehk siis Võhandu aerutamismaraton on see õige nimetus vist? Jah, Võhandu maraton ongi, et eelmine aasta tegin selle puht selle pärast ära, et see oleks tehtud, on linnuke kirjas, aga siis see aasta, ma ei tea, treener lihtsalt registreeris ära ja mainis mulle hiljem, et nüüd on nii. Ja tõepoolest, see saab kohe toimuma ja nüüd on juba väike kogemus olemas ja nüüd ma juba tean, mida karta, nii et see aasta on päris hirmutav tegelikult. Kas seal on mingi, sõidate ühes padis koos Torelutsuga, eks ole? Et kas seal on mingi segapaaride arvestus siis või? Jaa, et meie oleme siis segapaaride arvestuses kajakiga ja üldiselt seal on neid klasse päris erinevaid, et on kõik raftid ja minu arust kas on eraldi kanuu ka ja supilauad ja asjad, et kõikides on siis eraldi arvestused. Mida sa veel kevadel oled jõudnud teha, et kas pidude aeg on praegu käes või juba läbi? Kuidagi see hooaja lõpp vajus niimoodi täitsa ära ja Oslos, ma enam starti ei jõudnud, et selle Osloga sai pidude hooaeg alguse. Et ma olen oma lõpud kõik ära tähistanud ja pigem on isu täis sellest spordivälisest maailmast, et nüüd ma juba siin mõni nädal olen süvitsi pigem toimetanud spordimõtetega ja teinud trenni normaalselt, et loomulikult see trenn ei ole siuke erialane, see on pigem kõik see, et pea puhkaks selle juures, aga ma siiski hoian enda keha liikuvuses ja võtangi ette selliseid asju nagu Võhandu maraton või suvaliselt lähen 10 jooksma, et see ongi see ainus periood aastas, kus saab selliseid asju teha. Aga mis siin ikka, ka spordiväliselt tuleb ka ju enda elu korda seada ja praegu on siuke kodus toimetamine ja sponsoritega suhtlemise aeg, et siukest erialast tööd praegu ei tee, seda alustame mais. No kokkuvõttes tänavune kevad on vist ikkagi oluliselt rahulikum kui eelmine, et arvestades, et eelmisel kevadel ju tegelesid kooli lõpetamisega. Jaa, et
et kui hakkas see puhkuseperiood pihta, siis ärkasid hommikul üles ja mõtlesid, et issand, et nagu mis mul nagu päeva eesmärk on või ma ei oska nagu oma eluga midagi peale hakata, et nagu siuke veidi kadunud tunne oli. Aga nüüd ma olen sellega ära harjunud, sest inimene harjub kõigega ja eriti harjub ta mugavusega, et kui ei ole nagu siukest sundi, mis tõttu tuleb nagu pingutada mis tahes viisil, et kas siis spordirajal või siis õpingutel, et harjud selle mugavusega kiiresti ära küll, jah. Aga kas see, et eelmisel kevadel põhimõtteliselt sul puhkust ei olnudki, et kas see tagantjärgi tarkusena võis ka mingil määral hooaega mõjutada? Eks ta mingil määral kindlasti mõjutas, et selline mai-juuni kuine baasettevalmistus, eks ta jäi siukseks mul ei tule sõna välja, katkendlikult, jah. Et hästi palju läks rõhku selle kooli lõpetamise peale ja trenneri tagaplaanil, et unetunde jäi väheks ja see lõpuks kõik mõjutab ju ka hormonaalset süsteemi ja nii edasi, et juuni keskpaigaks ma arvan, et ma olin oma aasta kõige kehvemas vormis, et väga siuke halb ajastus olla kehvas vormis, aga üllatavalt kiiresti sain jalad alla, et nii kui siuke rutiinne töö pihta hakkas ja kool kõrvalt ära kukkus, et siis mõne nädalaga oli siuke normaalne seisund juba taastunud ja ma ütleks, et suve MM-il, mis siin Otepääl oli, et oleks see suve MM paar päeva varem hakanud, siis ma oleks kindlasti seal väga kõvasti lammutanud, aga nagu mina ikka, siis ma keerasin natuke vinti üle ja kurnasin täitsa ära ennast selleks ajaks. Aga sa oled nüüd paberitega tervisekaitse spetsialist või? Just nii. Tartu Tervishoiu kõrgkoolist, et kuidas siis enda tervist kaitsta oskad? Ega ei oskagi. Nüüd ma vähemalt tean, kui palju on neid tegureid, mis mõjutavad tervislikku seisundit, aga ma ei ole kindlasti parim näide, kuidas võib-olla elada selles tervislikus eluviisis. et eks see tippsport on ühest küljest muidugi väga tore ja nagu vahva asi, aga teisalt eks ta nagu ikkagist natukene kurnab ka keha keskmisest harrastussportlasest rohkem. Et sul käib endiselt kõik katse-eksitusmeetodil või? No eks ma olen ka siuke inimene, kellele meeldib võib-olla natuke liiga palju tujude järgi tegutseda. Aga kavatsed sa üldse edasi ka õppida millalgi või on siuke plaan? Mul oli isegi jaanuaris juba kindel plaan, et ma lähen magistrit edasi, aga siis hakkasid ju suusarajal tulemused vaikselt jälle tulema ja siis tuli sport jälle esiplaanile, et see mõte tuligi just sellepärast, et et kui nagu suusarajal ei lähe nii hästi, et siis ma tahaks kuskil mujal nagu kompenseerida seda. Aga õnneks siiski suusarajal hakkasid asjad toimima ja siis need mõtted võib-olla nagu vajusid natukene ära ja nüüd, kui ma siin Eestis olen olnud ja seda trenni, mis ma olen teinud, mis ei ole pooltki see, mida ma suvel ettevalmistusperioodil siis teen, et juba praegu ma tunnen, et kui mul oleks siin kõrval mingi kool ja seda enam, et päris siuke suur elumuutus magistri näol, siis ma vist praegu ei saaks sellega hakkama normaalselt, et siis ma peaks ikka unetunde hakkama kärpima ja seda ma ei tahaks teha. Aga oled sa mõelnud, mis alale siis magistris keskendud, et see ei pea olema täpselt sama see tervisekaitse asi? Ei, et mul täitsa tekitas huvi Tallinna Tehnikaülikoolis selline eriala nagu meditsiiniseadmete siis tehnoloogia ja ma isegi võtsin omale paar kursust, et tuletada matemaatikat, füüsikat meelde ja ma täitsa usinalt ka õppisin neid, aga jah, et siis kui jõuad siia Eesti elu peale tagasi, kus on vaja trenni kõrvale mahutada ka see muu elu ja siis, kui tuleks veel kool otsa, et siis ma praegusel eluetapil kindlasti sellega vist väga edukalt hakkama ei saaks. Teine isiklik sündmus oli sul kolimine eelmisel aastal, et palju see jõuda võttis? See võttis ka päris suure tüki küljest, et see sattuski siuke asjade tühjaks tassimine ühest korterist ja viimine teise majja, et see võttis mult päris suure nagu energia osa seal suve MM-i perioodil ja
ja ma arvan, et see oli ka põhjus, miks see taastumine võib-olla ei olnud kõige parem selle MM-i ümbruses siis mul, et unetunnid said ka kõvasti kannatada ja palju aega läks tõesti siin kolimise peale ära. Aga kodu on siis Tartus? Kodu on Tartus. No seal suve MM-il ütlesid, et nii-öelda energiabilanss oli paigast, et mis see nagu tähendab? No lihtsalt öeldes ma ei jõudnud süüa nii palju kui kulus, et olid trennid ja siis tormasin kohe seal kolimisega tegelema ja nii see läks, et see söök oli siuke teisejärguline sellel momendile. Noh, ja siis tuli hooajaline ettevalmistus pluss talve esimene osa, mis kõige hiilgavamalt kokkuvõttes ei läinud, et palju sa üldse sellel talvel ennast nagu rõõmsana tundsid, et teen õiget asja? Jaanuari keskel hakkasid asjad vaikselt nagu toimima ja siis, kui ma seal Anterselva maailmakarika etapil need võistlused ära tegin, siis ma lasin küll trahve, aga mu suusakiirus oli juba selline, et sellega juba saab nii mõndagi korda saata, kui tiirus ka õnnestuksin, et olenemata sellest, et see koht oli suhteliselt tagasihoidlik, siis see väike edasiminek tegelikult tekitas päris palju rõõmu ja sealt edasi nagu Euroopa meistrivõistlused ja kõik see nagu, siis olin vana mina tagasi kuni selleni, et ma jäin haigeks. Aga sellele vaatamata sai MM-il siiski väga hästi hakkama. Aga siis november, detsember ja jaanuari esimene pool oli siuke 0? 0, jah. Või miinuses? Jah, isegi miinuses. Aga need tekkivad negatiivsed mõtted ja kehv tuju, et kuidas need nagu sportlast siis täielikult ära ei mure, et üldse, ma ei tea, kas või hooaeg pooleli jätta? No kuna mul hooaja alguses treeningutel ei olnud selliseid märke, et nüüd midagi nii hirmsat lahti oleks, et siis, kui see võistlus läks pekki, põdesin 1-2 päeva oma seda ebaõnnestunud sooritust, aga siis, kui tulid trennid, mis olid siis tugevama sisuga või võtsime mingit aega või kiirust, analüüsisime seal ja seal ei olnud nagu mingit põhjust muretsemiseks, siis jälle nagu tuleb see eluisu tagasi ja tahtmine tagasi, et siuksed nagu toimumispäevi vahele võtad, siis eks ikka nagu teed seda, mida sa oskad ja usk on nagu olemas. Aga eks hooaja esimene trimester MK-l siis kulmuneerus ikka, et see nagu kogunes ja siis lõpuks oli ikka nagu üsna rassitud olla selles mõttes, et see jõulude paus oli ikka äärmiselt vajalik tollel momendil mulle. Kas sa oled õppinud selle nii-öelda negatiivsete tunnete ja hoiakuga ja elama ka juba viimaste aastate jooksul, et see pole esimene talv, kus on ka nii-öelda kehvemaid perioode olnud? Ei, ma arvan, et ei ole õppinud, et kes ikka tahab harjuda kehva tuju ja tundega, et alati ju püüdled selles suunas, et kuidas paremaks saada ja et sul parem olla oleks. Aga kui palju sa nagu talvel või vahetult enne talve siukseid riske võtad või keha nagu proovile paned, et või on see pigem siuke võistluste teema või on just need kõige hullemad trennid kuskil seal hooaja eel? Ma arvan, et nagu idee poolest võiksid need hullemad trennid seal hooaja eel olla just, aga kuna üldiselt seisund paraneb, siis ei tundu nii hull keha jaoks. Et kui teeks võib-olla sama trenni suvel, siis oleks suvel kordades raskem, aga nii ja naa sõltub jah sellest, kuidas võistlused jooksma hakkavad, et mõistagi enne trimestri algust on tarvis teha tugevaid treeninguid, et keha nagu töösse saada. Ja siis trimestri jooksul iseenesest ei ole mõtet teha neid treeninguid nii väga, et siis on ju võistlused täidavad seda eesmärki. Et siis on pigem see idee, et sa üritad iga kord võistlustest maksimaalselt ära taastuda ja siis viia keha parimasse seisu uueks võistluseks. Aga siis jaanuari põhimõtteliselt keskpaigas said nii-öelda enda vastu usalduse tagasi? Jaa, et see jaanuari esimene maailmakarika etapp Oberhofis, et
sellele vaatamata, et laager enne seda tegelikult õnnestus mul väga hästi, ma jäin väga rahule sellega, et sellele vaatamata seal läks väga halvasti, aga ma ütleks, et seal oli väga suur võib-olla mõtlemise ja mentaalse osa nagu faktor sees, et mul olid kindlasti mingid ootused, et nüüd on nagu suur ime juhtunud ja et nagu kõik on nüüd korras jälle ja nii kui nagu esimene tagasilöök tekkis, et siis võib-olla lõin liiga kergekäeliselt olukorrale ja ei pingutanud endast kõike välja tõenäoliselt ja ütleme nii, et mul oli pisut ka probleeme sulailmaga suuskade osas, et nii kui ma nägin, et keegi must näiteks laskumisel lihtsalt tuimalt mööda libiseb, et siis kadus see võitlusvaim nagu päris kergelt ära, et siis pärast Oberhofi see oli mu viimane piisk karikasse ja ei saanudki aru, kas on probleem selles, et ei ole piisavalt teinud või on liiga palju tehtud, et nagu treeningutel ju ometigi tundub kõik toimivat ja nii edasi, et tahtsin lihtsalt ära saada sellest võistluste keskkonnast ja sõitsin siis ühe otsa piletiga Eestisse ja siis tegime igaks juhuks tervise kõik analüüsid ja testid, mis ei näidanud mitte midagi halba ja vastupidi sellele, et võiks midagi halba olla, tegime üldse oma elu parima koormustesti spordiarsti juures, et siis oli selge, et füüsiliselt mul tegelikult ei ole midagi viga, et ilmselt on siin kahe kõrva vahel vaja praegu timmida. Aga pigem oli probleem ju kehvas suusakiiruses, mitte selles, et kõik märgid oleks mööda läinud, et tavaliselt kui laskesuusatamise räägitakse vaimust, siis käib see nagu laskmise kohta. No selles mõttes, et vaim on väga suur osa ka füüsilisel pingutamisel, et sul on tegelikult nii palju kohti, kus sul tekib neid mõtteid võistlusrajal, et kus nagu võib-olla natuke tagasi tõmmata. Aga see ei ole õige, et tegelikult tuleb kogu aeg pingutada ja muidugi tuleb arvestada oma jõuvarusid nagu kogu võistluse vältel, aga võib-olla ma sõitsingi liiga tuimalt ja liiga kuidagi selliselt mõtlesin, et see võiks lihtsamalt tulla, et ja kui tekkisidki esimesed tagasilöögid, mis iganes, siis keegi libises mööda või siis tulid tiirus esimesed eksimused, et siis kadus igasugune sükene viha minust ära ja selline tavapärane kiske, kes mu sees on, et see oli lihtsalt surnud, et ma pidin sellega tegelema, et see üles leida jälle. Eelmistel aastatel oled selle kiske kuidagi lihtsamalt üles leidnud? Jah, et eelmine aasta kuidagi sujus paremini, aga eelmine aasta oli ka see, et kogu ettevalmistusperioodi vältel ma olin tegelikult kogu aeg tõusvas joones arenesin, et seal ei tekkinud selliseid kõikumisi ja ma arvan, et see on nagu väga oluline ka selle jaoks, et ei tekiks ebakindlust sisse, et see aasta lihtsalt mul oli nagu kogu aeg kahklused enda suhtes, suvine MM läks ju aia taha ja kuigi ma teadsin neid põhjuseid, aga nagu ikka hakkad nagu natukene mõtlema ja sügisel ka, et laagrites läks hästi, aga kui koju tulin ja jälle see režiimipeetus pihta hakkas, et siis läks vorm nagu allamäge ja siis oligi siuke väga palju kõikumist, mis nagu omakorda siis süvendas seda olukorda. Kuidas sa sellest nii-öelda režiimipeetusest aastatega lahti pole saanud? Või ongi võimatu saada või? Eks see on mu loomaomadus ka mingil määral, et ma tahan hästi palju kodus olles ära teha, mõte on nagu igal pool mujal kui võib-olla trenni juures, aga trenni ei saa ka ära jätta, et siis pressidki sinna igasuguste muude toimingute vahel neid trenne ka selles ulatuses, nagu ma endale ette kujutan, on ju, et siis ta kipub nii olema, et vahest lähen õhtul kell 9 trenni ja vahest lähen siis hommikul kell 6 trenni ja et peaasi, et see trenn tehtud saaks, on ju. Aga EM-i eel oli vist selge, et see kaua oodatud suusavorm on üles leitud või oled seda üles leidmas, et kas seal, kui see nii-öelda usaldus enda vastu tagasi tekkis, kas siis treeningmetoodikas ka veel tegite mingeid muudatusi, et asi ikkagi korda saaks? No laias laastus ei teinud muudatusi, et meil oli, Indrekul oli siis selge visioon ja plaan paigas, kuidas me valmistume maailmameistrivõistlusteks ja siuke klassikaline, nii nagu me teeme seda, et mis siis nagu minu puhul just, et kui on tiitlivõistlused lähenemas, siis ma tõmban veidi neid riske nagu maandan neid, et liiga nagu üle ei pinguta trennides ja ei kompa neid piire niivõrd,
ja võib-olla ei tee mingeid lollusi, näiteks mingeid jooksulõike või midagi, mida ma vahest ka nagu pulli pärast teen keset hooaega, aga jah, selles mõttes, et kõik paistis toimivat ja plaan oli selge ja ootasin põnevusega seda laagrit, et saaks kõiki neid detaile siis nagu lihvima hakata, mis veel teha jäänud olid. Et siis detailide koha pealt ma just mõtlengi siis mingeid tehnilisi nüansse ja laskmisel mingeid väikseid asju. Ja siis tuli see haigus. Et kas see mõnes mõttes võttis pingeid ka maha, kui sa juba MM-ile kohale jõudnud olid, et kui see haiguse periood käsil oli, siis kindlasti olid nii-öelda mõtted olid mustad, aga ma mõtlen just siis, kui sa Lenzeri haides juba kohal olid, et kuna sa teadsid, haigus on olnud, siis lihtsalt proovin oma parim anda ja tuleb, mis tuleb, või ikkagi maksimalistina mõtlesid, et üks hea tulemus võiks ikkagi tulla? Ei, lihtsalt läbi sõitma ma kindlasti ei tahtnud minna, et see hooaeg oli juba olnud sükene kindlasti rahulolu mitte tekitav ja ma sihtisin pärast seda haigust siis pigem neid viimaseid võistluseid, et individuaal kui teada olid siis sellised võistlused, kus ma tõesti läksin tulemust tegema, et jah, me olime Indrekuga seisukohal, et mul ei ole mõtet minna tegema keskpärast tulemust, et kui vorm ei võimalda normaalselt sõita, siis pigem lihtsalt ei lähe starti ja keskendub siis hooaja lõpule. Aga tundus nagu päev-päevalt seal paremaks minevat asjad ja kohale jõudes oli muidugi šokk, sest et see lumi oli seal nii aeglane, et kui Antarselvas oli siuke ideaalsed olud, kiire lumi, kõva lumi ja suusk nagu libises iseenesest, siis sinna sõites oli nagu pani suusa jalga, oli siuke tunne, et pole kunagi suusatanud. Pluss keha oli veel kinni ja ma köhisin ka tegelikult veel, et ma ei olnud täiesti terve, et siuke üsna muretsema panev olukord oli ja et ma mõtlesin, et ma äkki siis üldse sprinti ei lähekski, et veel nagu hoian ennast, aga samas, kui ma tahtsin niikuinii individuaalis juba nagu täie rinnal võistelda ja anda maksimumi, siis sprint seda arvestades oli nagu vajalik juba nagu treeningu mõttes, et ja mu sisimas tegelikult lootsin, et kui ma sprindist teen normaalse tulemuse, ma saan jälitusse ja kui ma jälituses teen juba veel nagu parema tulemuse, et siis on tegelikult lootus ka kasvatada tõenäosust, et massi lõpuks saada ja nii see läkski. Tobre Luts rääkis mitmel korral sellest, et sealt haigusest välja tulles oli vaja vormi kiirelt kuidagi forsseerida, et sellest MM-ist üldse midagi tuleks. Et kuidas see forsseerimine nagu välja nägi? No põhimõtteliselt kogu aeg tugevad trennid, et kuna ma olin nädal aega ainult seisnud, keha seisis ja mulle ei sobi absoluutselt passiivsus, siis oli vaja tööle saada see ja see tähendas ainult tugevaid trenne, mis on nagu kahe teraga mõõk, et ühest küljest võib sul tõesti ainevahetuse tööle saada, lihased ette valmistada olukorraks, kopsud kõik on ju, et teisalt on see, et sa lihtsalt kurnad ära ennast. Aga siis MM-i ajal see kurnatus veel välja ei löönud? Ei löönud jah, et kui siis sellisel viisil, et mul oli väga tugevaid uneprobleeme, mul oli õine pulss väga kõrge, ütleme nüüd kõigi nende näitajate järgi peaks ma olema kohutavas seisus, aga siis kui tuli võistluse olukord kätte, siis ma ei tea kuidas, aga ma pigistasin nendest vajaliku välja. Kui suur see 7. koht, kui suur ime see siis oli? No see oli, ma ei ütleks, et see ime oli, sest et see on siiski individuaal ja seal on väga suur osakaal ju laskmisel. Aga see oli väga suur kergendus tõesti. Kergendus siis kas ainult sportlikus mõttes või ka selles mõttes, et pikendasid seda EOK B-kategooria toetust veel aasta võrra? No B-kategooria võib-olla isegi on olulisem selle juures, et tegelikult see hooaeg oli juba metsa läinud, 7. koht ei ole tulemus, mille nimel ma tegelikult treenin, on ju, et ma siiski treenin medalite nimel, et see B-kategooria lihtsalt loob tingimused, et ma saan liikuda oma unistuste suunas. Aga kui ma võtsin nagu arvesse seda, kus ma tulin ja kus ma nagu 1,5 nädalat tagasi olin omadega, et siis selles mõttes oli see tõesti väga siuke eufooriat tekitav. Aga kui palju muidu see EOK rahadele olemine B-kategooria näitel, et
kui palju see nagu võimalusi kõike plaane ellu viia nagu parandab? No see on põhimõtteliselt kõige alus, et B-kategooria on siis nii-öelda selline baas jah, mille arvelt siis saab nagu üldse midagi planeerima hakata, et need erafirmade toetused on siis nagu loovad lisatingimusi veel juurde. Aga noh, järgmise aasta olümpiani oleks sul nagunii see B-kategooria tänu mullusele MM-ile siis ikkagi olemas olnud? Jaa, aga siis on see, et ikka on veidi pinge, et on vaja sinna 8 hulka ära sõita olümpial on ju, et ma arvan, et olümpial kui 9. koht, noh okei, see ei ole see, mis mind võib-olla maksimaalselt rahuldab, aga see on siiski okei tulemus ja nagu tobe on ka see, et sõidad 9. kohale ja jääd B-katist ilma ja siis edasi pead vaatama finantsiliselt ise, kuidas hakkama saad. Et nagu selles mõttes oli suur pingelangus ja kuna ma näen siiski oma karjääri kindlasti Otepää maailmameistri võistlusteni kestma, siis see aitab tõesti palju praegu. No väike täpsustus, et olümpial piisab 10 sekka sõitmisest. Võt, no siis võtan arvesse. Aga no jah, mõte jääb samaks. Just. Ja. No laskesuusatajad on päris hästi pildis Eestis ja juba mitu aastat, et kas TT-tiimil on see sponsorite leidmine lihtne, raske või kuskil seal vahepeal? Ma arvan, et vahepeal, kui ma nagu võrdlen nüüd seda, mis siis enne TT-tiimi mina isiklikult otsisin sponsorid, et siis nagu sellega võrreldes on lihtsam leida küll, et tiim kui siuke toimiv organisatsioon ahvatleb kindlasti toetajaid nagu rohkem, et aga ega siin priisata ei saa selles osas, et kuna me tegelikult teeme seda tiimi majandamisega, tegeleme kõik siin ise ja meil mingit manager'i või kedagi ei ole taustal, siis saaks kindlasti paremini seda asja organiseerida ja teha, aga selle panuse juures, mis me teinud oleme, et ma arvan, et see on okei. Et me saame praegu oma laagrid kõik ära pidada, aga saaks paremini. Aga TT-tiimi algusaegadel teil ju päris selliseid tulemusi ette näidata polnud, et kuidas siis alguses vajalikud summad kokku saite? Ma alguses võtsin lihtsalt selle kogu toetajate teema päris tugevalt enda õlule ja kuna see oli niisugune tookord selline olukord, kus tunduski, et muud väljapääsu ei ole, et kui ma tahan sporti teha, siis sellises formaadis ja ma pühendusin väga-väga sügavalt selle tiimi ülesehitamisele ka ja kuna ma tõesti kogu oma vaba aja panin sinna tiimi toimimise ja käimasaamise alla, siis tegelikult päris lihtsalt leidsime vajalikud toetajad, et alustada oma tööd. Aga jah, kuna ma olen hakanud võib-olla rohkem taastumist ja unetunde hindama, et siis ma tean, et võiks nagu rohkem sellega tegeleda, aga jah, praegu kuna me toimime suhteliselt okeilt on ju ja meil on nagu tegelikult enam-vähem vahendid olemas, et suvised laagrid ära pidada, siis ma pigem eelistan siis kuidagi normaalselt jaotada seda sportlase tööd ja tiimi eestvedamise tööd. Pärast MM-i võistlesid Otepääl, et need põhjused, miks sa sinna läksid, on teada ja loogilised, et siis, ma ei tea, koduradadel rohkem võistelda ja kodupublik ja nii edasi. Aga arvestades seda, kuidas sul seal läks, siis kas sa üldse midagi kasulikku sealt kätte said? Ikka, selles mõttes, et kui me talvel võistleme enamasti välismaal, siis paraku jääb see Otepääl olemine siuke soiku ja väga ei jõuagi sinna võistlema või mis isegi võistlema, me ei jõua sinna isegi treenima, rääkimata siis sellest MK rajast või MM-i rajast, mis seal olema hakkab, et tavaliselt seal on teised rajad sees. Et ma kindlasti selle Otepää ibukapi ajal õppisin paremini aru saama selle raja eripäradest, et kus on võib-olla mingid võtmekohad ja nii edasi, et see andis kõva kogemuse. Jah, see tulemuse mõttes läks täiesti aia teha, aga ma arvan, et on võimalik ka nagu Otepääl väga ilusaid sõite teha, et see rada profiili mõttes ma arvan, et sobib mulle ja kui nüüd närib läbi kuidagi selle, et kuidas fookus ka paigal ja kohal hoida, siis ei ole nagu
siuksed eelmise aasta väärilised või ka selle möödunud siis, möödunud MM-ide väärilised tulemused, mingi utoopia. Aga see, et rada sobib, see tähendab seda, et ta on piisavalt raske? Nojah, pigem, et tõusu on seal tegelikult täiesti korralikult. Ja see tõus on seal on ka üsna järsk, et mul minu pikkade jalgade eelis ongi siuke järsud tõusud, kus peab nagu pika sammuga astuma, et ma jõuan ühe sammuga teha sama palju, kui teised 2 sammuga teevad. No kuuldavasti see, et sina ja Susan Otepääl võistlesite, ei meeldinud sugugi Stefan Linnigerile, koondise peatreenerile, kes oleks teid tahtnud näha MK-etappidel samal ajal, et oli seal mingit tagelemist? Jaa, et talle üldse see ei meeldinud, ma saan muidugi temaga seisukohtadest aru, aga teisalt see ei muutnud laias laastus kuidagi meie positsiooni maailmakarikal, et siis Eesti positsiooni, et mulle tundus, et niikuinii olid selleks perioodiks juba sportlased väsinud talvest ja keegi nagu siis, ma mõtlen siis just teatesõitude ajal ei prioritiseerinud seda tulemust enam niivõrd, et meil oli nagu võib-olla natukene vaidlemisi, aga talle siiski tehti selgeks, et see on nii kodupubliku jaoks oluline, et me tuleme kohale kui ka meie endi jaoks, et me saaks harjutada seda võistlusrada, mis olema hakkab siis järgmisel maailmakarikal, mis on Otepääl, see on siis järgmisel aastal pärast olümpiat ja siis maailmameistrivõistluste jaoks, et see oli nagu, ma arvan, et vägagi õigustatud. Aga selle tegi talle selgeks Dobreluts või pidite ise ka sõna sekka ütlema? Pigem oli see siis meie juhatuse poolne selgitus. Okay. No Linningeri nende puudumiste tõttu MK-etappidelt oli koondis sellel hooajal treenerite mõttes, ma ei tea, vahepeal vist alamehitatud, vähendatud koosseisus, et ma ei usu, et see sind kuidagi segas, sest sa oled nagu teises tiimis, aga kas treener Indrek Dobreluts kuidagi segas, et tuli tal seetõttu plaaniväliseid töid natuke juurde? Ja selles mõttes, et Indrek päris mitmel etapil asendas Stefanit, aga ma olen aru saanud, et ega Indrekul vist selle vastu ka suurt midagi ei ole, et tööinimene ja meeldib teha seda, mida ta teeb ja et nagu mis seal ikka siis. Nii et Indrekut oli vaja, et põhimõtteliselt kogu koondis nagu toimida saaks? Ja eriti siis, kui Karelit ka ei olnud, et siis võttis Indrek täitsa selle asja enda peale kõik seal. Aga midagi hullu see vist Indrekule kaasa ei toonud, et tal energiat jagub? Tal seda jagub, jah. Et ma ei ole küll täheldanud, et talle kuidagi vastukarvas oli. Oled sa üldse Indrekut näinud seisus, kus ta ei viitsi enam või jaksa või? Vist ei ole, kui siis eelmisel aasta Võhandu maratonil. No Ibu kapi seal just viimastel päevadel oli seis juba päris kehv, et tuli sealt realt nuttes ära ja nii edasi, aga sellegi poolest sõitsid veel Oslosse MK-etapil, et kuigi vist Indrek Dobreluts juba kahtles, kas peaks, aga miks sa siis lõpuks sõitsid sinna? Ei lõpupidu oli seal ju. Ei nali naljaks, et ma tegelikult siiralt uskusin, et mul on võib-olla mõnda päeva vaja taastumiseks, tõmbab intensiivsuse maha ja siis teeb need viimased siuksed võistluseelsed tugevad treeningud ja et sellega ma saan ennast käima, sest et see on varasemalt toiminud, aga ei teinud minu keha minuga koostööd jah, kahjuks, et Oslosse ma läksin selle mõttega, et ma tahan korjata oma punktid ära, mis olid siiamaani korjamata jäänud ja võib-olla et ma saaks järgmine aastaga lõpetada või alustada siis hooaega niimoodi, et mul ei ole mitte see atleetnumber seljas, vaid on nagu tomingas seljas treeningutel, maailmakarikatel, et seal on siis top 75 äkki üldkokkuvõttes, et nad saavad oma nimelise treeningsärgi. Ja siis kuna ma olen siin, ma ei tea, 5 aastat äkki või iga aasta saanud selle särgi, et siis ma mõtlesin, et oleks ilus ka nagu niimoodi järgmine aasta alustada, et lähen korjan siis nagu vajalikud punktid ära ja on selle hooaega ühel pool. Aga jah, iga päev nagu läks päevalt hullemaks ja üks viis, kuidas ma oma vormist aru saan, on jooksmine, et meil ei jõudnud suusad seal esimestel päevadel kohale, et hooldetiim tuli sealt mööda maad ja neil läks nagu rohkem aega kui meil kohale jõudmisega ja siis tegin lihtsalt ühe siukse
prooviks nagu kilomeetrit jooksin, kui ma muidu jõuan joosta 3:0-ga, ükskõik mis ajal, siis ma jooksin 3:20 ja see oli nagu selge, et midagi nagu täiesti mäda. Okei, et nagu päris jooks ja suusatamine 1-1 ei ole nagu sama, et ma siiski jäin sisimas lootma, et äkki suusarajal on nagu teised olukorrad kui seal jooksurindel. Aga kui ma tegin selle lahtisõidu siis võistluseelselt, siis see ei läinud üldse nii, nagu peaks minema ja kuna mul siis sprindipäeva hommikul spordikella vaadates oli pulss äärmiselt kõrge öösel olnud, HRV siis südame mingi löökide vaheline näitaja, et see oli jälle hästi madal olnud, mis siis peaks nagu näitama, et kehal on mingi error on, et siis ja enesetunne on ka just kõige parem, et siis mõtlesin, et ma ei hakka tuju rikkuma. Aga muidu miks see treeningsärk nimeline nii oluline on, et see on lihtsalt teeb tuju kuidagi rõõmsamaks või seal annab see mingi eelise ka? Ei, tegelikult see ei anna mingit eelist, et lihtsalt on nagu võib-olla see on tulnud sellest, et kui meil siin laskesuusatamise naiskond või üldse siin kogu see Eesti koondise olukord oli selline, et kõik plaksutasid käsi, kui keegi jälitusse pääses, on ju, et siis oli see, et kõigil oli tuimalt atleet on ju seljas. Ja siis üks aasta, kui ma sain selle oma nimelise särgi lõpuks, ma olin esimene või ainukene, äkki oli Reneega, no ma ei ole kindel, võib-olla ma olin ainukene, et siis see tundus kuidagi siuke uhke värk. et nüüd on nagu siin tead peaaegu kõigil see oma nimeline särk seljas, et see enam ei ole nii eriline asi, et meil on tase nagu veidikene tõusnud. Aga ikka, kui sa seal trenni teed maailmakarikal, siis vaatad nagu, et et seal on see ja seal on see, et seal on viirer on ju ja mis iganes on ju ja siis vaatad, okei, atleet, see on mingi uus. Et jah. Aga sind juba ilmselt tuntakse piisavalt ära, et isegi kui sul see atleet seal selja peal on. Ma arvan küll, jah. Aga peole jõudsid? Peole jõudsin. Sinna ikka jõuab. Aga kas see hooaja lõpupidu ongi siis põhimõtteliselt ainuke kord, kus sa nagu teiste laskesuusatajatega nagu rohkem suhtled? Ma arvan küll, jah. Et kui on talv, siis ma olen selle looma moodis nii-öelda, et siis on minu jaoks kõik vaenlased, et mina nagu mingit sõprused ei otsi, aga kui on selline spordiväline aeg, siis muidugi. Mis seal peal toimub, siis kõik lasevad ennast vabaks ja on vaba kava nii-öelda? Lastakse vabaks, jah, et see ongi. Ma arvan, et see on tegelikult ülehinnatud, see lõpupidu, et ma kuulsin, ERR ka jahus sellest pikalt ette juba, et pidu nagu pidu ikka. No ja lõpetuseks võib ju natuke. Ja. Millise emotsiooniga sa siis Eestisse tagasi sõitsid? Nii ja naa. Ühest küljest äärmiselt kurb pettunud ja mures, et jälle on see hooaja osa käes või aasta osa käes, kus siis igapäevaselt tunned, kuidas seis läheb ainult kehvemaks ja aina raskem on trennis liigutada ennast. Teisalt oli see, et nüüd on vabadus. Et ma saangi teha seda, mida ma tahan, puhata. Aga ega ma väga kaua ei tahtnud seda teha, mida ma tahan. Et mingi aeg mõtlesin, et nagu võiks nüüd trenni tegema hakata. Aga oled sa uue hooaja siukestele nagu plaanidele ka juba mõelnud, et kas tuleks midagi muuta võrreldes eelmise hooajaga, millal minna kuhu, millal nii edasi? No see plaan on ikkagi Indreku poolt nagu rohkem koostatud ja meil on juba paigas laagrid ja kuupäevad ja kohad, et mis mul muud ma olen siin nagu öeldakse. Aga nagu mis just minu isiklikku siis arengut puudutab, siis ma arvan, et väga palju annab selle mentaalse poolega ka tegeleda, et nüüd siin aprilli siis viimane nädal ja mai siis hakkabki olema siuke süsteemsem töö siis nii relvaga kui nagu üleüldiselt siis baasi ladumisega, mis siis hõlmab ka seda, et ma toon selle mentaalse osa päris tugevalt nagu sisse, et kui enne on olnud selline hektiline see vaimse poolega tegelemine, siis nüüd ma kavatsen seda nagu süsteemselt arendama hakata. Et siis sind hakkab aitama Kristel Gens? Jaa. Et kas te juba selle hooaja lõpus mingil määral saite koostööd teha? Me tegelikult alustasime juba jaanuaris, aga kuna mul temaga siis sükest otsekontakti veel ei olnud, me suhtlesime läbi veebi,
siis see oli siuke suhteliselt pinnapealne koostöö, aga nii kui siis maailmameistrivõistluste eelne laager meil oli, kus koondis oli ka meiega samas kohas, siis me saime ka juba otse suhelda ja plaane paika panna ja ma arvan, et tema võib-olla panus on ka selles osas päris suur, et mul MM-il see laskmise osa niimoodi välja tuli ja et ma haigusest võib-olla suutsin niimoodi siis mentaalselt heas seisus välja tulla, et ma arvan, tast on abi kõvasti olnud, jah. Aga varem olid eelnevate kogemuste tõttu natuke skeptiline, et kas oleks vaja üldse spordipsühholoogi abi? Jaa, sest et see pigem on jäänud sinna nahka, et spordipsühholoogidega kokkusaamised olid üsna harvad ja kui on nagu sellised pikad vahed sees, ega kuidagi ikka unustad selle tähtsuse ära, et nagu peaks ka ise võib-olla rohkem kodutööd tegema, et ei pinguta nii kõvasti, et Kristel oli lihtsalt meil kogu aeg kohal ja kui inimene on kogu aeg kohal, siis ta on nagu treener ja sul ei jäägi mitte midagi muud, kui nagu anda endast parim alati selles olukorras, et väga lihtne on just siis selle mentaalse poolega see, et sa lähed seda rada, mida su tujud parasjagu teha tahavad, et siis võib-olla käitudki või nagu tegutsedki lihtsalt selle järgi, kuidas su tuju sind vastavalt viib, on ju, et tegelikult annab seda väga palju muuta. Aga kas Kristel on nende kevadiste treeningute ajal ka siis nii-öelda objektil teiega kaasas? Objektil ilmselt mitte, aga ilmselt läbi veebi. Nüüd on see, et kuna meil on nii palju neid silmast silma kohtumisi olnud, et siis juba see veebis olemine tegelikult täidab väga hästi oma rolli. Aga kas sa oled sellel meelel, et pigem on see vaimse osa parendamine ikkagi kokkuvõttes sinus endas kinni, et ükskõik kui head nõuanded nagu kõrvalt tulevad? Jaa, ma olen sellest täiesti veendunud. Kõik algab ju tahtmisest, et kui ma ei taha või ma ei näe, et see asi on oluline minu jaoks, ega ma ju ei pinguta ka. Et kui ma olen selle asja nagu enda jaoks oluliseks muutnud, siis mul on ka endal jõudu rohkem pingutada nagu selle mentaalse või enesekontrolli osas. Aga kas sa üldjoontes tead, mida tuleb teha, et ei tuleks enam sellist seisu, nagu oli lõppenud hooaja, ma ei tea, detsembris? Ma loodan, et ma tean. Aga kunagi ei tea, mis elu toob. Et ma ju püüdlen selle nimel, et enam mitte kunagi sellist hooaega ei tuleks. Aga on teatud paratamatusi ja ma ei saa nagu seda kahjuks oma plaanidesse sisse kirjutada, et nüüd nagu neid vigu ma ei tee ja neid asju ei juhtu, et alati peab kõigeks valmis olema. No seal ongi see probleem, et võivad mingid täiesti uued asjad tulla ju vahele, et... Jah, just. Suusavargist tahtsin küsida, nagu sa ennega välja tõid, siis teatud olude jaoks võib-olla ei ole sul nii-öelda ideaalseid suuski, ilmselt siis niisuguste pehmete aeglaste olude jaoks, et kas on võimalus need siin lähema aja jooksul kuidagi hankida või see on ikkagi ikka tippude pärusmaa nii-öelda? No mina sõidan matsusega ja matsuse jooks ma olen ka tippude tipp. Et nad teevad ikka üldiselt kõik endast olenevad, minuni jõuaksid kõige paremad paarid, aga võistlemistega on see häda, et tegelikult ega see suus küll ühe hooaja ei kesta. Ja iga aasta ma alustan hooaega sisuliselt täiesti puhtalt lehelt uue pargiga ja iga aasta nad teevad seal suuri uuendusi, kui nagu eelmine aasta oli neil siis selline, kuidas nüüd öeldakse, mudel või siis partii, kus mul vastupidi ei olnud külmailmasuuska nagu head, et mul oli väga hea sulailmasuusk ja nagu näha, siis see toimis ka maailmameistrivõistlustel siis Nove Mestos. Aga siis see aasta selle mudeliga, mis nad mulle tõid, oli vastupidi jah, et sulailma jooks nagu ei olnud toimivat ja testisime ja otsisime, aga ei tulnud midagi välja sealt jah. Ja kuna neil oli ka seal väike mingi struktuuriline probleem, et siis nad panid päris palju rõhku selle struktuurilise probleemi lahendamisele ja siis libisemise teema võib-olla jäi natuke tahaplaanile neil ka, et see sõltub jah täiesti nagu aastast, kuidas satub ja
mul oli see häda ka, et mul ei olnud tulemus ka eriti hooaja alguses, et mul ei olnud seda õigust nagu, või ma isiklikult tundsin, et mul ei ole seda õigust minna sinna, lüüa seal uks lahti ja nõuda midagi, et ma hoidsin suhteliselt madalat profiili ka, et võib-olla jäingi mõnest heast paarist ilma, mis neil võib-olla olemas oli too moment, aga mis seal ikka, tegin oma ära. Aga siis seda sa saad teada alles esimestel võistlustel, et millised suusad neil siis uueks hooajaks pakkuda on? No üldiselt nad saadavad portsu hooaja eel juba lumelaagri paiku siis, kas siis lumelaagris või enne lumelaagrit vahetult, et lumelaagris algab see testimine pihta, no sealt praagitakse päris suur osa välja, mille järgselt nad siis saadavad nagu veel mingi posu, et siis nagu kogu aeg käib selline testimine ja parimate väljavalimine ja samamoodi ka nad käivad ju maailmakarikatel kohal ja ka seal saab nagu vahetada suuski, et on mitte nüüd küll see aasta, aga eelnevad aastad oli päris mitu etappi, kus ma tundsin, et mul ei ole selle ilma jooks võib-olla kõige paremat suuska ja siis sai koostöös siis Matsusega nagu nende siis valikust leida see suusk, et oli siuke nagu kiire reageerimisvõime olemas neil. Aga jah, kuna see aasta võib-olla ise neidi madalamat profiili hoidsin ja ka see nagu nende struktuuriprobleemi tõttu, siis ei olnud sellist sulailma suusku tõesti. Kas nad selle struktuuri probleemi lubasid ära lahendada? Nagu ma aru sain, siis nad teevad vist täiesti uue mudeli nüüd uueks aastaks, aga ma ei ole päris täpselt aru saanud. Mul on Murdmaa suusatamisest jäänud mulje, et seal vahepeal kasutatakse ka väga vanasid suuski. Et kas sinul on ka mingi, ma ei tea, aasta 2019 mingi väga hea paar, millega saaks veel sõita? Ei ole, et ma ei tahaks küll antireklaami teha Matsusele, aga Matsus on selline suusk, et kui seda palju võistlusteks ette valmistada, et siis lihtsalt midagi pole teha, aga nagu see suusk vajub ära ja sellepärast mul on ka põhimõtteliselt siis see suusapark, mis ma hooaja eel saan, et see on siis ühe hooaja jagu mul kestab. No nagu hiljuti Postimehe intervjuus mainisid, siis sinu eesmärk on ikkagi võita medal tiitlivõistlustelt, et pead silmas, et see tulemus tuleks ära teha siis kas 2026 või 2027? No ma ei sea omale mingit tähtaega, aga see on ju mu unistus lapsepõlvest saadik olnud ja lihtsalt on sellised magusad aastad ees, et kui tuleb nende aastate jooksul, siis väga tore, kõik läheb nii nagu peab, aga kui ei tule ja seis kannatab, areng on nagu silmnähtav olnud või ma näen nagu, et ma suudan veel paremaks saada, siis võib see ka hiljem juhtuda, et jumala seest, Et 2027 pole selline aasta, kus sa nagu kindlasti karjäärile joone alla tõmbaks? Kindlalt ei ole jah midagi. Vaatad nii-öelda jooksvalt? Vaatame jooksvalt. No Susan küll, me eelmine aasta ütles, et tema on pigem mõtleb selle peale, et 2027 asja ära lõpetada, aga ma ei tea, mis ta mõtted nüüd on, et võib-olla tal on ka mingid muud mõtted. No eks kõigil käivad peast läbi need kindlad kuupäevad, millal tahaks lõpetada, aga siis kui tuleb mingi positiivne tagasiside, siis kindlasti kõik mõtlevad ka, et nagu miks mitte kauem teha, et ma arvan jah, et keegi nagu midagi kindlalt siin ei tea veel, aga nii palju, kui ma taustalt olen kuulnud, siis vist päris paljud siis Eesti laskesportlased üritavad siis vähemalt kodus MM-ini vastu pidada. Kuidagi on juhtunud, täna on niisugused palju negatiivse alatooniga küsimusi olnud, et ma ei tea, miks siis ei olnud hästi või miks oli halvasti, aga nagu öeldakse, klaas võib olla pool tühi ja võib olla pool täis, et kui vaadata teisest küljest, siis et võrreldes mõnede aastatega, ma ei tea, 2016, 2017 või isegi 19-20 on sul ikkagi läinud piisavalt hästi, et medalisoovist rääkimine pole siuke ebarealistlik, et kas võrreldes nagu nende kõige kehvemate aegadega võib öelda, et sul on ikkagi läinud hästi? No see maailmameistrivõistlused tõestasid, et kui ma tahan, et siis tegelikult on ju kõik võimalik. Et ma arvan, et kui teha süsteemset tööd ja ikkagi püsida terve, siis ei ole ju midagi ebareaalset, et loomulikult on vaja ju häid suuski ja toimivat tiimi sinna taha taustaks, aga jah, ma arvan, et
mitte ainult minul, ka teistel eestlastel on see tegelikult juba päris lähedale jõudnud siis, et võib-olla siis 5 aastat tagasi võisime ainult unistada nendest kohtadest, mis me siin viimase 2 aasta jooksul saavutanud oleme Eesti koondisega, et tegelikult ei ole ju midagi hullu lahti. Aga samas 2022 Pekingi olümpial ütlesid ka pärast just võistlust, et täna oleks pidanud see päev, kus oleks pidanud medal tulema. No ma olen pidanud neid tähtaegasid kogu aeg edasi nihutama paraku. Et loomulikult lapsena ja noore sportlasena kujutasin emale ju ette, et olen 30, siis on juba ammu sportlaskarjäär selja taga ja elan oma uhkes majas, on ju, aga no elu ei ole päris nii, et mõtled ja teed, on ju, et on olnud igasuguseid tagasilööke ja võib-olla ma ei ole tõesti nii andekas, kui ma noorena ette kujutasin omal, et ma siiski usun, et see on võimalik, aga tuleb ka ropult tööd teha selle nimel. Aga näiteks Suvi Minkinen ju põhimõtteliselt samas eas, nagu sina oled, tegi oma ülivõimsalt nagu karjääri parim hooaja, et põhimõtteliselt on ju võimalik. Muidugi on. Aga olgu, selle positiivse noodiga on tore siis saatele joon alla tõmmata. Aitäh, Tuuli, et leidsid aega tulla ja no lõpetuseks, millal siis siuke tõsisem töö lahti läheb, et nii-öelda täiesti 100% siivärane? 5. mail sõidame Orimattilasse puid istutama. Ikka see aasta tuleb ka see? Ja, ma arvan, et see on hea asi, mis laob põhja alla ja see viib nagu keha puhkerežiimilt totaalselt üle sinna töörežiimile ja sealt on hea edasi minna. Aga kui kauaks seal siis olete? 10 päeva. See on lühike ju. No kelle jaoks on, kelle jaoks mitte. Lühike, aga intensiivne. Jah. Aga mälu värskendada, siis eelmisel aastal seal ei käinud? Ei käinud ja tegelesin kooliga. Aga kõik eelnevad aastad küll? Siis jäi ka vahe sisse, siis mul oli õlaoperatsioon, et siis ei saanud. Mul on juba 2-aastane auk ja ma ei ole nüüd kindel oma oskustes enam nii väga, et kui siin 3 aastat järjest või 4 isegi sai käidud enne siis neid vaheaastaid, siis ma olin üsna osav ja kiire istutaja, et ma arvan, et nüüd on võib-olla esimesed päevad on süksemad, aeglasemad vähe. Ja kuidas seal on? Seal on kogu päevane ülesanne seisnebki istutamises või saab mingit jooksutrenne või mida iganes ka veel juurde sinna pikkida? No ütleme nii, et eesmärk on ikka võimalikult palju raha selle perioodi jooksul teenida ja kuna need langid on seal erinevates mõõtmetes, siis üritame niimoodi, et päeva lõpuks saaks üks lang siis nagu tehtud ja siis olenevalt sellest siis, kuidas see lang nagu tehtud saab, kas ta saab kell 5 õhtul tehtud või saab kell 21 õhtul tehtud, et siis vastavalt sellele lähme koju ja kui meil on varem valmis, siis me jõuame ka trenni teha ja üldiselt me oleme tähele pannud, et selline õhtune liigutamine näiteks jooksunaal kuidagi palju paremini taastab ära selle päevase koormusest, et on järgmine päev palju lihtsam minna vastu sellele istutamisele. Ma ei tea, kas mu mälu petab, aga nendel varasematel aastatel sellest istutamisest teenitud raha oli päris oluline osa kogu teie ettevalmistuse jaoks või? Ikka jah. Selles mõttes, et no mis sa seal ikka teenid, 2000 teenid on ju, et ühe laagri jagu. Aga nüüd see nii-öelda raha mõttes nii suurt protsenti enam ei tähenda? Eks ta on oluline ikka, seda enam, et ma kolisin ja kodus on ilmselt, kodu on üks lõpmatu rahaauk, on ju, või raha imemise auk, et nüüd lihtsalt see raha, mis ma seal teenin, ei pea ilmtingimata minema nagu treening ettevalmistuse alla, et saab ka seda nagu siis mujale panustada ja panna. Aga lähete siis kolmikuna, Tobre Luts, Susan ja sina? Ja ilmselt tuleb siis Susani elukaaslane ka kaasa. Nojah, 4 on suurem seltskond kui 3. Jah. Vaat. Kuule, olgu, veel kord tänud tulemast ja kõike head. Ja suur aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele. Nägemist. Nägemist. Delfi spordi podcast. Mis tunne on?